sina oled lihaveiseid pidanud nüüd mitu aastat? Alustasin 96. aastal ja tegelikult alusime loomad kogu aeg olnud, aga lihaveistega alustasin 96. aastal, jah. Tegelikult 96. aastal sa olid nagu otseses ja kaudses mõttes mees metsast, et sa tegelesid enne metsaga kui ka taluga, aga kui sa alustasid lihaveise kasvatust, kus sa õppisid, kus sa lugesid seda või kellelt sa õppisid? Eks tegelikult on ju kõik Eesti lihaveise kasvatajad ju ise õppijad ja lihaveise kasvatust ei ole võimalik kusagil õppida. Et on olemas erineva taustaga inimesi, on karjakasvatajaid, on põllumehe taustaga, mina olen metsamehe taustaga, lõpetasin EPA metsanduse. Aga esimest korda, ma arvan, lugesin ma sellest ajakirjast sotsialistlik põllumajandus, kus oli ülevaade Taani põllumajandusest ja seal oli ülevaate artikkel Taani lihaveise kasvatusest. Ja ma arvan, sealt siis tekkis esimene huvi. See võis olla mingil umbes põhikooli lõpus, ma arvan. Tekkis esimene huvi. Et tekkis huvi ja hiljem sa leidsid ikkagi need inimesed ja leidsid ka need raamatud, kust õppida natuke juurde. Kes on olnud sinu kõige suurem õpetajad? Alati eestlased, me oleme tagasihoidlikud võib-olla liialtki, et mainimast nimesid, aga keda sina enda õpetajaks pead? Ma arvan, et elu on kõige rohkem õpetanud, et tegelikult oma eksimiste, oma vigadest on kõige rohkem õppinud. Ja loomulikult silmad lahti hoidnud, nii palju kui on võimalik olnud ringi käia maailmas, vaadanud, mis on tehtud õieti või valesti, minu arvates Põhjamaades eelkõige. Üheks õpetajaks kindlasti võin pidada Björn von Kuhnhoffit, kellelt ma ostsin oma simentalid. Et temalt tegelikult olen saanud kaasa ka palju õpetusi ja aeg-ajalt ikkagi, kui tekib mingi konkreetsem probleem, siis ma saan alati sealt hea võimalus üle küsida. Aga loomulikult ma arvan, et see on selline kollektiivne teave, mis on tegelikult meil tekkinud selles seltsi sees, seltskonna sees. Ma arvan, et see pigem on selline kollektiivne üksteiselt õppimine. Et igal juhul sa näed sellisel ühistegevusel, mis iganes vormist on läbikäimisel ja omavahel info vahetamisel väga suurt osatähtsust ka edaspidises? No ma arvan, et päris kõiki vigu ei pea ise tegema, et mõne vea võib ka vältida, kui selle meil on piisavalt hea seltskond, et me suudame ausalt ja avameelselt rääkida, aga mitte ainult oma edusammudest, vaid ka oma vigadest. Ja ma arvan, et see on niisugune väga oluline asi, seltsi juures olnud küll. Jah. Ma usun, et sina oled üks nendest, kes ongi alati nõus rääkima nii oma headest päevadest ja edusammudest kui ka siis väikestest äpardustest. Et suur tänu sulle, Kalmer, ja edu ja jaksu tulevikuks ja õpetamaks ka teisi. Reino Vessart, Karitsu Rancho, Old Grand Men Eesti lihaveise kasvatuses. Nii võiks sind vist tutvustada nii lihaveise kasvatajatele kui ka teistele inimestele. Ja kui nüüd mõelda, et sa alustasid tegelikult juba 25 aastat tagasi, et kuidas sa tuletaksid meelde oma esimest kokkupuudet lihaveistega? Esimest kokkupuudet ma võin tuletada meelde veel sellest Vene ajast, siis kui toodi Kasahstanist Hereforde meile. Aga need olid ikkagi äärmiselt nigelad. Nii et esimesi tõsiseid lihaveiseid ma nägin ikka 93. aastal esimest korda. Et kui täna Kasahstan tuleb meie käest küsima lihaveiseid, siis meie pakutavad nüüd 25 aastat hiljem on oluliselt paremad ja me võime uhkemad olla kui need, mis 25 aastat tagasi tulid Kasahstanist. Kindlasti meil on praegu ikkagi päris ilusaid lihaveiseid. Ilusaid karju on Eestimaal juba olemas, nii et ei ole kahtlustki. Ja seda kindlasti tänu nagu sinule ja Aigarile, kes sellega alustasid. Aga kui mõelda tagasi, et ega see ei ole kerge olnud, et kas sa alustaksid täpselt samast kohast uuesti, kui sul oleks nii-öelda ajakerimismasin tagasi? Ma arvan küll, et see oli ikkagi niisugune veendumus, et tuleb seda teha. See on üks asi, mis Eestile on vajalik ja ma arvan küll, et ma alustaks uuesti. Sa ütled, et see on Eestile vajalik, et kas sa mõtled seda nüüd kasvataja ja mitmekesisema põllumajanduse pärast või siis tarbija
tarbevajadustest. Miks ta vajalik on? Vaat kõigepealt on teda vaja meie inimesele ja just maainimesele. Ma arvan, et me selleks oleme teinud nüüd väga palju tööd, et Eesti inimesed ei ole pidanud oma maid maha müüma, vaid on nad suutnud kasutusele võtta ükskõik kas hobikorras või siis juba suuremates karjades. Nii et eelkõige vaatame, et inimestel säiliksid kodud, et lapsed saaksid Eesti peres maal kasvada ja nii edasi. Ja siis võib-olla hakkaks juba vaatama seda, mis me toodame. Toota on muidugi ka tarvis, sest ega seda head veiseliha nagu Eestis ei olnud. Ja kui me näiteks olin Ühistu Varamaa juhatuses, mille me lõime 92. aastal juba, siis me alustasime nende diskussioonidega ja kohe kindla praktilise tegevusega, et see asi saaks tulevikus Eestis olema. Ma usun, et meil on nagu loomakasvatuse poole pealt vaadates Lihaveise Selts on üks tugevamaid organisatsioone, kuigi võib-olla ka üks nooremaid, aga selles on kindlasti sinu kui persooni pikaajaline töö Seltsi vedades, et kuidas sa ise näed Seltsi osa sellest tänapäeva lihaveise kasvatuses, sellest kuhuni me oleme jõudnud täna? Ma ei tahaks enda persooni siin nagu üle hinnata, sest meil on tõesti kogunenud niisugune tore, heatahtlik ja töökas seltskond ja mul on sellest väga hea meel. Jah, nagu eelminegi või ka teised meie esinejad, me oleme kõik väga tagasihoidlikud, nagu eestlased ikka, aga tunnustus sulle sellegi poolest tehtu eest. Mida sa nüüd sooviks noortele, kes tulevad lihaveise kasvatusse, et kas tulla, hakata lihaveist pidama ja mida siis vältida, et mis on võib-olla need mitte mida teha, mis on need vead, millest või millised olid sinu vead, millest peaks teised õppima või on sul mõni hea selline tasuta nõuanne anda? Ma arvan, et ma ei hakka nõuandeid siin andmed, sest aeg muutub väga palju. Sel ajal, kui meie alustasime, siis oli need asjad ühtemoodi, nüüd teistmoodi. Aga ma ütleks, et praegu ma tunnen üldse muret maaelu ja põllumajanduse pärast. Sest kui me vaatame ringi, vaatame täna, kuidas sellesse suhtutakse, siis tõesti tekib niisugune rahutu tunne. Ja ma kardan, et ainuke soovitus, mis siin saab olla, et Eesti põllumehed, ärme jäta jonni. Ma usun, et see on see, mida sinult õppida, et mida minagi 10 aasta jooksul, mis ma sind tunnen, olen õppinud ja ega sa jonni ei jäta. Nii et soovin sulle siis jõudu jaksu ja loodetavasti sa õpetad siis meid parimal viisil ka oma vigadest õppima, aga kui me siis kaldume natukene kõrvale õigest suunast, et alati koputaks meile. Aitäh sulle, ilusat suve, Leino! No nii, täna te olete küll väga punases vormis siin hetkel, aga mis värvi on tegelikult teie loomad? Valged ikka. Valged ja mõnel on natukene kergelt sellist beesitooni, väga ilusad. Kreemi. Või kreemiat, jah. Kreemiat, nii et kõige parem ja õigem tõug oleks siis mis? Charole. Kui sa vaatad loodusesse, eriti suvel, ilus, kõik asjad tundub, et kõik nagu paistavad välja. Ja hakkad otsima, et mis värv tegelikult välja paistab. Valge. Nii et kui sa tahad midagi ilusat ja kena näha, siis sa pead otsima valget, siis sa leiad õige. Nii et kas sa siis valisid tõu tõesti ainult varvi järgi või? Ja mulle kenad siuksed valged asjad meeldivad. Kahju, et ma ei ole siis blondiin. Ei, aga kui sa vaatad, kui pruudikleit on ka enamasti valge. Aha, selge, jah. Meeste mõttelaadi alati meie ei suuda, eks ju, tabada. Aga sina, sa oled kasvatanud saroleesid nüüd kaua ja miks sa valisid sarole? Me teeme esimesed 2007, mis see teeb siis? 8 aastat. 9 aasta siis jookseb.
ja valisime suure tõu. Ja suured olid valged, kas blonde või Charolais. Leidsime Charolais. Sa ei kartnud ka olles ise siuke väike õbluke, et valisid kõige suurema tõu? No ega suurte loomade puhul ei ole nagu enam vahet, et kas sa oled seal 200 või 100 kilone või 60 kilone, ega minul võib-olla ongi lihtsam eest ära saada, kui läheb ohtlikuks asi. Aga kui nüüd on seltsiüritused, siis on ikka niisugust väikest jõunäitamist või väikest nalja ka, et Charolais on kõige õigem tõug, et kas te ikka limusiini või mäkiveise kasvatajaga ühe laua taha istute või? Tegelikult ju mahuvad ju kõik ära igale poole ja tihtilugu küsitakse ka sedapidi, et milline tõug on see kõige parem või kõige õigem tõug. Et selles mõttes ega ei olegi sellist vastust, et see on nüüd see kõige parem tõug või kõige õigem. Et kõik tõud on head ja tähtis on, et ta sellele peremehele meeldiks, tema maadele sobiks ja tema jaoks annaks selle rahaliselt kõige parema tulemuse. Et ega see on puhtalt sellest peremehes endas kinni. Ja kui sul on väga head söödamaad ja tegelikult tahad ka panustada selle looma ninaesisesse ja pidamisse, siis Charolais on selline loom, kes sellise hea panustamise juures annab ka väga palju vastu, et ta kasvab hästi, ta on sõbralik, temaga on väga lihtne ümber käia, tal on väga hea liha, võin kiita, kes on söönud, on kiitnud ja nautinud. Et selles mõttes nagu ma ei näe tal nagu selliseid suuri puudusi, et miks ma teda pidada ei võiks, et ainult plussid tulevad ette. Ja samas, kui ma olen võrrelnud, meie kasutame ju seemendust ja olen võrrelnud teistega, keda ma olen siis seemenduses kasutanud, seal mul on olnud, ütleme nii, et oleme viisakad ja teiste tõugud nimesid ei ütle, aga matemaatikas on ta olnud niimoodi, et kui ma täpselt sama pidamise ja söötmise juures müün looma ära, siis Charolais puhul ma olen saanud 100 eurot noore looma eest rohkem raha kui teiste eest. Täpselt sama vanad, täpselt sama tegemine, samad loomad, et lihtsalt tõu erinevusega. No eks ma arvan, et siin tuleb natuke peremehest ka kiita, et peremehed on ka erinevad, et ei ole ainult tõug oluline, on ka peremehe tõug oluline, ütleme niimoodi, et sind on nimetatud ka ju siin aasta lihaveise kasvatajaks, et selle taga on kindlasti suur töö. Kui palju sul inimesi on üldse, kes sind toetavad kodus selle kasvatusega või mitmekesi te oma ettevõtlust peate? Et eks kogu pere töötab kaasa, kui aus olla ja lapsed ju tulevad kaapi alati, kui vaja on, aga põhiliselt oleme siis Reedaga kahekesi ja meil on muidugi alati tore, et Reet on meil firmaomanik, mina olen see peasulane või kuidas seda nimetada, et vahest niimoodi on tore öelda. Aga eks ta selline meeskonnatöö ikkagi on, et üks on see, mis sa seal põllu peal ja laudas teed või seda söötavarud ja söödad neid, aga hoopis teine on see nii-öelda see mõttetöö ja arutelu, et mis pulli kasutada, mida osta, kust osta, kuhu müüa, sest tegelikult on ka see loomamüük on selline asi, et kui sa seda otsast lõpuni läbi kogu aeg ei mõtle iga looma puhul, siis selle ühe looma müügiga võid saada palju rohkem kahju kui selle oma töö ja tegemisega, mis sa teed. Et see müügitöö on ka kas kahjuks või õnneks, aga see on hästi oluline selle lihaveise kasvataja juures. Nii et sina kui ka olles nõustaja soovitaksid ikka inimestel rohkem ka arvutada, mitte ainult pidada? Kõigepealt tulebki alustada arvutamisest, et see ongi see üks teema, et kui keegi ütleb, et tahan hakata lihaveist pidama, siis ma küsin kõigepealt, aga miks sa seda teed? Mis sa sealt tulu tahad saada? Ja kui sa tahad ka sellest loomast tulu saada, mitte ainult seda nii-öelda silmailu või seda välimust, et siis peadki mõtlema, et kes ja mida sulle vastu annab. Ja kui sa ütled selles nii-öelda parima lihaveise kasvataja valimise juures, ma küll ei tohtinud vist väga pikalt rääkida, aga... Me lõikame seda ära, mis vaja. aga selle parima lihaveise kasvataja juures ka, et mulle tundus, kui see komisjon seal käis, et nad jäid lihtsalt neid loomi vaatab, neid suuri valgeid loomi, siukseid mõnusalt rahulikke pontsakaid, et keda võid nii-öelda paitada ja nende vahel seal käia ja nad ei ole suga siuksed, sa näed, et nendel on hea olla seal, et pigem said need loomad selle autasu kui see meie farm. No väga hea, siis on kooslus, toimib hästi peremees ja loomad. Aga me räägime, et me kasvatame, peame arvutame ja siis müüme, et kui tihti te ise lihaveise liha sööte? Külmkapis on kõik aeg olemas, et vahest tekib see tunne, et nüüd läheks ostaks kuskilt seda sealiha, et tahaks sealiha ka vahele panna, et lihaveise liha on kõik aeg laual. Nii et sul on see luksus nii-öelda
võtta nii palju liha ka enda tarbeks. Ja alati ja parimat ja mahe ja parim liha kõige parem. Ja mahe ja parim, aga loomulikult. Kui te nüüd mõtlete tänasesse päeva, et mis on teie nagu plaanid edasi, et täna on küll ilus suvi, ilus ilm, liha looma eest saab juba täiesti ehk arvestatavat, kuigi alati võiks paremat hinda, aga kus sa arvad, et sa oled 5 aasta pärast? Ma väga loodan, et meil on topelt suurem kari, et kogu meie loomade nuumabaas tuleb meie oma farmist ja tahaks niimoodi käed puusa lüüa ja öelda, et meil on vabariigi kõige ilusamad Charolais. Väga hea. See on väga hea, kui inimesel on eesmärk. Ja seda te kindlasti ka saavutate, eks ju. Vähemalt ise enda jaoks olete ilusad loomad, see eneseusk on ka ja see, et sa väärtustad seda, mida sa teed ja kiidad ennast. Et see ongi, et kui me alustasime, siis me vaatasime neid välismaiseid ilusaid pullikuid ja mõtlesime, et issand, millal me ükskord sinna jõuame. Täna meil on rinnasirgu ja ütleme, et täna meil on nad olemas. Vaatad oma karja ja ütled, näed, ja ongi siuksed nagu pildi peal. Tehtud. Nii et üks etapp on unistustest täitunud. Absoluutselt, üks etapp on täitunud ja järgmine saab ka järgneva 5 aasta jooksul sinna, kus meie oleme ta seadnud. Kindlasti. Ja Targo, sina? Et meil on nagu, ütleme, see väike kari, nii-öelda väike kari, aga kui vaatad Eesti keskmist, siis me oleme seal Eesti keskmise lähedal oma selle 15 poegimisega, et võib-olla natuke kasvame suuremaks, aga millele me tahame järjest rohkem rõhku panna, on see otseturustus. Et me oleme ka proovinud seda teha, aga ei ole veel väga hästi välja tulnud, aga selle otseturustamise juures on hästi oluline on see, kes seda liha süüa tahab, et ta aru saaks, mida ta tahab, et ta õpiks seda liha valmistama. Ja selles mõttes ma julgen kinnitada, et see lihaveise liha on selles mõttes väga tänulik selline toodang, et kui sa tema nagu aru hakkad saama, et kuidas teda liha valmistama peab, mismoodi temast seda mõnusat vürtsi ja mahlakust välja võludest, sest ta ei ole nii lollikindel, nagu on sealiha või kanaliha näiteks. Et neid on üsna lihtne valmistada, aga kui sa veiseliha valmistamise need nii-öelda eripärad suudad ära tajuda, siis niivõrd head maitseelamust ja mõnusat kõhutäit, kui sa saad lihaveise lihast, et annab kõrval otsida, et selles mõttes ma julgen kiita ja ma olen ikka alguses, kui ma seda lihaveise liha tegin, siis ikka mõned pannitäied on lihtsalt koerale ka läinud ja mõni on ka siuke, mida isegi koer ei taha. et anname endale aru, et eks me kõik peame õppima, aga natuke aega katsetamist ja see tulemus on ikka väga hea. Et me nagu püüame nagu rohkem sellist nagu turustamise poolt otsida, aga muidugi selle nii-öelda oma loomakasvatuse poole pealt otsime seda kvaliteeti ikka kogu aeg taga, et nagu Airika ka ütles, et need loomad läheks ikka järjest paremaks, et sa vaatad oma loomi, vaatad pildi pealt loomi, et jah, ma saan ka selliseid, et ega me ka väga nuriseda ei tohi, et praegu ikka võib juba karjamaal täitsa mõnuga käia. Aga see on ainult hea meel, et Airika ja Targo, et soovin siis teile jõudu, jaksu ja kui mööda sõidame, ehk saab siis ka tüki liha tulevikus tulla teie laualtki maitsta. Saab ka kohe. Saab ka kohe, saame veel täna. Ivari, sa oled olnud nii lihaveise kasvataja kui ka siis riigi poole pealt ministeeriumis, meie põllumajandusminister, et kui sa vaatad tagasi mõlemale perioodile, mõlemale tegevusele, kumb on olnud huvitavam või kumb on olnud raskem? Nad on tegelikult teineteist väga täiustavad, sest ega siis, kui minust see lihaveeskasvataja oli, ma täpselt selles olukorras, nagu tollal paljud väiketalud olid, kus siis piimakarjalt mindi üle alternatiivile. Lihtsalt seal 2000 alguses tekkis olukord, kus enam pukilt piima ei korjatud. Ja oli vaja teha mingit muutust, oli vaja struktuuri uuendust juurde saada ja siit siis kõik need tegevused, mis siis lihaveise edendamiseks ette võtsime. Et minu jaoks on olnud nagu teineteist vastastikku täiendavad tegevused, et selles suhtes tänu sellele, et ma olen ise lihaveiseid pidanud, ma saan aru, mis selles sektoris toimub. Et kus on probleemid, kus on mured, et selles suhtes mulle ei ole vaja tõlkida. Et sellest on kindlasti sulle väga palju olnud abi täpselt, et olles kasvataja ja olles ka hiljem minister, aga kui sa vaatad tänast päeva, et milline on sinu arvamus, et võrreldes nüüd piimasektorit ja lihasektorit, et
ei taha muidugi võrrelda, see tekitab alati palju pahandust, aga kummal sa näed, on perspektiivid Eestis suuremad tulevikus? Kummad sa valiks, kas liha- või piimaveised täna? See on, seda ei saagi päris üks-üheselt võtta. Et ega siis ju üks mängija on kindlasti see, et millised on olud. Et kes siis millistel maadel ja milliste võimalustega siis tegutseb. Perspektiiv on kindlasti mõlemal olemas. Ja kui vaadata nüüd nagu siis selle mõlema valdkonna erinevusi, siis vaat, mis me nüüd piimas oleme saanud. Ja piim on hästi kontsentreerunud ja me oleme saanud nagu kvaliteedi väga kõrgesse, ehk toorpiima kvaliteet on tõesti nagu mitte midagi veel ette heita. Ja nüüd on nii, et liha poole pealt, lihaveise poole pealt oleme me ka seda saanud, et meil on nüüd mahud on oluliselt kasvanud, seda teadmist, kuidas lihaveisid pidada, on juurde tulnud, aga kus me kindlasti peame siis nagu tugevalt edasi arenema, ongi see kvaliteedi pool. See ühtlane, et nüüd piimameestel on näha, et selles suhtes, et sellest kõrge kvaliteedis piima kas või Leedu turule minemine, küsimus ei ole. Aga meil on ka niimoodi, et me peame seda kvaliteeti edasi lihvima ja kui me seda nüüd mõistlikult teeme, kvaliteeti edasi lihvime, siis selgelt ma näen siis lihaveise kasvatusele suurt võimalust. Et võtame kas või siis tänase päeva veel juurde, et nüüd just siin ühtse põllumajandustoetuse siis deklareerimist ajatseid ühele poole, et me teame seda, et Eestis on ligikaudu 11-12% maad, ehk siis kusagil 100 000 hektari juures, mis on seda maad, millel ei ole tänasel juhul, ei saa ütelda, millist põllumajanduslik tegevust seal tehakse, ainult lidetakse, purustatakse. Vaieldamatust tänu sellele, et me oleme nüüd hakanud põllumajandusministeeriumi poolt initseerima seda, et kuni 10 hektarit saab niita purustada ja ülejäänud peab minema siis ikkagi suunitlusega nagu põllumajanduse. Ka siit ma usun, et tuleb nagu seda võimalust lihaveise kasvatajatele juurde, et kasvatada mahtusid, kasvatada karjasid ja loomulikult siit tagant peab kvaliteet tulema. Ja üks asi, mis ma veel ütlen, eks see lihaveise kasvatusega on nagu kaks aspekti, mida tuleb ka vaadata. Üks on siis tõesti professionaalne lihatootmine ja see pool ja teiselt poolt on ikkagi see regionaalpoliitiline maaelu pool, ehk siis see, et selgelt lihaveise kasvatus annab tegevust ja võimalust nendes piirkondades, kus siis piimakarjaga lihtsalt ei tule toime. Et selles suhtes ma näen nagu tulevikus ikkagi selle lihaveise poole nagu Eestis nagu suurt potentsiaali. Ehk ta ole, et ta nõuab võib-olla algajale ka natuke vähem investeeringuid, et sa saad alustada, aga lõppkokkuvõttes ma olen nõus, et kvaliteet peab tulema ka järgi. Ja kindlasti jäävad meil eks ju ka olema sellised nii-öelda tootmisfarmid, intensiivsed kui ka elustiilifarmid, mis ongi see, mis sa ütlesid, et mitmekesistada maaelu. Ja absoluutselt, et siin on ka see, kui ma olen olnud siin aktiivne selle pealt, et need väikekarja kasvatajad saaksid oma väikse toetuse juurde, just selle nimega, et ma tahaks väga näha, et meil oleks võimalikult palju siis põllumajandusest tulu saavad korstnaid või suitsusid, et kui siis vähemalt üks töökoht on siis nagu põllumajandusega seotud ja lihaveise kasvatus kindlasti selle võimaluse annab ja teiselt poolt kindlasti siis need suuremad karjad, kes on siis väga professionaalsed karjad, nad üks toetab teist ja siin, kui tulevikust oli ka meil juttu, et kindlasti ma näen seda ühte võimalust, kuidas seda kvaliteeti paremaks saada, on see võimalik kogumislaut, ehk siis see koht, kus siis sellist lõppnuuma tehakse loomadele, et selle pealt me saame ka ise kindlasti nagu paremat tarkust, kuidas paremat kuidas seda korraldada, seda konkreetselt korraldada ja tegelikult ka siis seda õpetust juurde anda. Just. Et eks ta saab olema nagu õpikoht natukene teistele kasvatajatele, aga samas ka võimalus, eks ju, turustada, koguda kas või grupp kokku ja pakkuda ostjatele. Igal juhul. Siis võiks muutuda, eks ju, see ostja turust pigem pakkuja turuks tänu sellele. Absoluutselt, nii et siin on nagu, seal ongi nagu kaks poolt. Üks asi on see, et saada kvaliteet ja teine asi on see, olla siis nii-öelda mugav partner siis sellele potentsiaalsele huvilisele. Ehk siis selles suhtes, et ei pea käima ringi mööda sadu talusid Eestis, aga on koht, kus saad koorma peale ja kõik need asjad, mis on, nagu annavad korraldada, nii et selles suhtes, et selleks, et siis nagu, et
et nii-öelda parema kvaliteediga või margariini asemel leiva peale saada lihaveesekasvatussektoris, et siin nagu arenguvõimalus on. Selge. Ja tänane päikseline päev on ideaalne olla nii-öelda ka natuke pidupäeva meeleolus, et soovime sulle siis ilusat õhtu jätku ja võib-olla siis sinu poolt niisugune viimane, mitte võib-olla lihaveisest otseselt, aga üldse Eesti põllumeestele soov suveks? No täna on aasta 2015, et see on üks keeruline aasta ja eks ta ole, et tuleb tasa ja targus ja keeruline aasta üle elada ja ega siin muud olegi ja mis siit veel nagu tarkust juurde, et eks me oleme siin vähemalt viimase 20 aasta jooksul ja vaadanud, ega siis ikka 4-5 aasta tagant tuleb keerulised aastad, kus hinnad on maas. Et alati peab olema seda talumehe tarkust, kuidas olla siis stabiilne ja võimekas ka keerulistel aegadel. Nii et küll tulevad sellistele keerulisematel aegadel jälle siis paremad ajad. Aitäh sulle, kõik head ka sulle! Roomet, sa oled olnud Põllumajandus-Kaubanduskojaga seotud 8 aastat. Mis loomaliha on kõige parem? No täna ma pean ikka ütlema, et see on veiseliha ja ausalt öeldes aastate jooksul olema veiseliha ise väga armastama õppinud. Et me oleme Põllumajandus-Kaubanduskojaga mitmel aastal teinud selliseid veiseliha tutvustavaid üritusi ja selle käigus nagu tõesti ka ise väga palju rohkem veiselihast teada saanud ja tõesti, et veiseliha ei ole ainult välisfilee, sisefilee, vaid et seal on tõesti väga palju erinevaid ja väga maitsvaid tükke. Et oleneb sellest, kuidas me oskame seda tarbida ja valmistada ja sellega olete ka tee palju, eks just tegelenud, et õpetada ka tarbijat ja teha seda teavitustööd, et kui sa võrdled nüüd 8-7 aastat tagasi tarbija ja lihaveis, liha või toode selline ja täna, et on meil nagu võimalusi siseturul seda rohkem ka müüa, turustada ja väärtustada? Et kui me vaatame ametlikku statistikat, siis kahjuks, nagu me teame, veiseliha tarbimine on Eestis viimastel aastatel vähenenud. Tõsi on ka see, et eks enamuse sellest veiselihast, mis siin siseriiklikult on tarbitud, ei ole nüüd ilmtingimata olnud lihaveiseliha, vaid pigem piimaveiste tootmisel tekkiv veiseliha, aga üldiselt see on täiesti selge, et ega väga palju peab tegema veel veiseliha propageerimiseks ja tutvustamiseks selleks, et eestlane teda sööma hakkaks. Ma võin öelda nende mõnede aastate jooksul, mida me ise oleme püüdnud tarbijatele seda liha pakkuda ja öelda, et seda teha, siis loomulikult kõikidele maitseb, kui see on hästi tehtud, aga kõik ka kurdavad selle üle, et aga me ei oska seda teha, et meil kodus ei tule see kindlasti nagu sama hea välja, nagu teil siin grillmeistrite käe all kuskilt suurest barbecue ahjust see välja tuleb. Et selles mõttes me peame palju tegema selleks, et õpetada ka veiseliha sööma. Õpetama, nii valmistama kui sööma. Mis sa nagu arvad, et kummal on tulevikus suurem turg või võimalus turustamine läbi tööstuste või näed sa ka seda otseturustamise võimalust Eestis? Ma arvan, et mõlemad on väga tähtsad, et samas otseturustus ja see on just seesama võimalus rääkida seda edulugu, mis lihaveise kasvatuses on toimunud ja näidata inimestele ka seda, et kust need lihaveised tulevad. Et ma mõtlen kas või ise viimase 7 suve peale, mis me oleme aasta põllumehe žüriiga mööda Eestimaad ringi käinud ja alati on seal olnud, igal aastal on tõesti 3-4 väga suurepärast lihaveise kasvatajad ka sellel konkursil osalenud ja lihaveise kasvatajad on alati ka sellest kõige teravamas tipus nagu selle tiitli saamise pärast, sest ausalt öeldes need idüllilised pildid, mida me oleme seal Otepää kandis näinud või Janemätiku talus või Läänemaal eelmine aasta Andres Tamme juures, et need on ma ei taha öelda, et see nii, need on nii kihvtid karjad, et kui sa neid näed, et ma ei taha öelda, et sa tahad kohe seda süüa. Aga kindlasti on see, et see tekitab sinust tunde, et see on see keskkond, kus meie lihaveisid kasvavad, et see on nagu puhas ja selle tõttu on ka see toit väga väärtuslik, mis me sealt saame. Aga teisalt loomulikult otseturustus on üks teema, aga kui me tahame tõesti mingit mahtu saavutada ja et lihaveis tõesti jõuaks ikkagi paljude tarbijate lauale, siis suuremate tööstuste kaasamine sellesse on, ma arvan, täiesti
vältimatu, et mulle endal nii-öelda tarbijana tundub, et selles osas ka Saaremaa lihatööstus on tegelikult teinud viimastel aastatel väga head tööd, et ka rohkem tuua nagu selliseid huvitavaid lihaveise tooteid turule ja loomulikult ka Eesti lihaveise kaubamärgi all müüdavad tooted, et see on see kõik, mis aitab ikkagi läbi ka supermarketite jõuda laiemate tarbija hulkadeni. Kui sa nüüd vaataksid, et mis saaks siis lihaveise kasvatajad omalt poolt teha koostöös teiega, et on see olla rohkem meedias väljas või teha siis rohkem tõesti teiega koostööd või eks me võib-olla ole ka natukene olnud varasematel aastatel ise passiivsed, et kas on sul nagu lihaveise kasvatajatele mingi hea nõuanne, et kuidas siis oma looma või kuidas seda liha paremini propageerida või? Ma arvan, et nagu ka siin tänasel üritusel on öeldud, et juba päris palju on ka tehtud, et tõesti näiteks ka Liivimaa lihaveise poolt tehtud väga tänuväärne teavitustöö, ma arvan, et see on jõudnud väga laiade inimesteni Eestis, et see on tegelikult selline, ma ütleks, tegevuste kogum, mida ei saagi öelda, et nüüd me teeme ühe suure teavituskampaania ja kõik hakkavad sööma lihaveise liha, et see kindlasti nii ei ole, et me peame ühelt poolt tutvustamagi neid tublisid, edukaid ja väga ilusate karjadega Eesti lihaveise kasvatajaid. Me peame teisalt tõesti kaasama restorane, kokkasid, et inimesed saaks üha rohkem seda lihaveise maitset suhu ja teiseks ka tõesti teavitusse ikkagi palju panustama, sest eks see turu arendamine on ikkagi see koht, kust lõppkokkuvõttes see asi nii-öelda tarbija käest see raha kätte saada. Raha kätte saada, täpselt. Ja kindlasti siis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja sina oled ka edaspidi tulevastel aastatel kindel partner ja ka õllaga alla panema seda teavitustööd tegema. Absoluutselt, kuna mina ise olen lihaveises ja Eesti lihaveise lihas ja selle heas kvaliteedis täiesti veendunud, et siis ma ütlen, et meie jaoks on olnud ka need tegevus, mida me oleme selles vallas teinud, ainult suur rõõm tutvustada inimestele ka midagi tõesti head. Head, just nimelt. Aga aitäh ja jõudu sulle. Aitäh sulle. Ere-Kallota, sa oled meie üks raudvara lihaveise kasvatuses ja aastaid pidanud Eesti kõige õigemat tõugu ilmselt. Mis tõug see on? Rehvard, vanainimeste tõug, ta on väga rahulik, ei käse enda järgi jooksta, ta tuleb ise. Aga ega sa võtsid ju need loomad, kui sa olid veel päris noor, ega sa oled meil praegugi noor, aga mitu 10 aastat sa neid pidasid? 16. 16 ja õppisid tundma? Jah, olin eluaeg kaubandustöötaja, hakkasin loomapidajaks. Okei. Et sul on kindlasti väga suured kogemused nende pidamisel ja ka väga suured kogemused, kuidas seda liha teha. Enne oli siin juttu, et lihaveise liha tuleb õiesti valmistada, et hästi maitseks. Aga rääkides nüüd sellest, et mis siis õieti teha, mida sa noortel kasvatajatel nagu soovitaks mitte teha, kui hakata nullist pihta lihaveist pidama? Kui nullist hakata pidama... Ma ei taha oma kogemustest rääkida, need olid väga inetud. No aga mõni naljakas juhus äkki? Ja, oli jah. Tellisime Saaremaalt loomad ära ja enne kui nad koju tulivad, siis tegime hästi suure heinakuhja. Nii et ma üleval kiikusin täitsa seal, mees siis andis kätte mulle selle heina. Et me teeme loomad, laseme lahti ja nad on ümber ringi söövad nagu söögilaua juures. Ja kui me ükskord koju tulime, need loomad olid juba minu juures, siis me vaatasime, mis pagana asi seal üleval kuhja otsas on. Seal oli üks lehm. Ahah, nii et sa ei arvestanud selle lehma võimekusega? Ei. Või ei olnud kogemusi veel? Ei olnud kogemusi. Nii et sellest võib-olla siis soovitused enne natuke uurige ja mõelge. No lihalehm pidi väga intelligentne olema, kus meie teadsime, et ta ei oska seal all süüa. Et ta ronib laua peale? Ja, et ta ronib laua peale. Kui sa täna vaatad seda seltskonda ja neid lihaveise kasvatajate ja seltsiliikmeid, et kas sa tundub, et me oleme õigel teel? Loomulikult ikkagi. Aga üks unistus, mida ma tahan väga kuulda ja mida ma Vaani käest ka kuulsin täna, et tahetakse ikkagi sinnani jõuda, et meie ei lähe välismaalt kalleid loomi ostma, vaid meie müüme neile kalleid loomi.
aga sa usud, et me oleme sellele suhteliselt lähedal või mis siis teha või kuna see hakkab olema siis nii? Ma arvan, et mul on veel 25 aastat aega, et ma näen selle päeva ära. Et sa näed ära? No ma loodan, et see juhtub ikkagi varem kui 25, aga 25 aasta pärast meil on juba diploomad, aga müüma me saame hakata juba loodetavasti päris kiiresti, sest teie olete selle suure töö ära teinud. Aitäh sulle! Tundub nagu oleks lihaveisekasvatus olnud põhiliselt meeste ala, aga nagu pildilt näha ja taustalt, siis on nii meeste kui naiste ala ja meil on nüüd 3 kaunitaari siin, kes on lihaveisekasvatajatele kindlasti tuntud, aga võib-olla igaüks neist ütleks, et miks nad lihaveiseid peavad. Miks? Sanna? Hea küsimus. Meie puhul põhiliselt rohumaade kasutamiseks, efektiivsemaks kasutamiseks, et nad niisama ei. Kas sul oli eelnevalt loomadest ka nii-öelda teadmisi ja kogemusi kokkupuutumisi või on lihaveised sinu esimene kokkupuude? Hobustega sul on vist? Hobustega oli, aga veisekasvatus on 2011 alates. Palju sul loomi on praegu? Isiklikud hoolealuseid on 29 vist, aga umbes sama palju on veel. Ja plaanid edaspidiseks? Ikka natuke suurendada, jah. Igati positiivne. No, kuidas siis muidu? Ikka. Jane, sind on, sinu tööd on tunnustatud tiitliga aasta noor talunik. Mille pärast? Mis sa siis teinud oled? Me teame, et sa oled selle ära teeninud, aga kas see on olnud sinu jaoks kerge saavutada? Oled sa nautinud seda ja miks just lihaveistega see valik on? No nii nagu Sannagi juba ütles, et eks iga selline vähegi põlluga kokkupuutuv inimene ja natukene teadmist taskus, et teab, et iga maa päris teraviljakasvatuks ei sobi, et siis tuleb see kuidagi teistmoodi väärindada ja miks lihaveised, tol hetkel lihtsalt oli selline idee ja sain nad võetud ja olen küll väga rahul, et siiamaani naudin veel oma tööd ja loodan, et ka edaspidi, et meeldib. Palju sul loomi praegu on? Kusagil 150 ligineb, et natukene vasikaid on veel sündimata. Ma tean, et sa esitasid ka projekti ja plaanid nii-öelda ehitada endale uut lauta. No mõte selline oli, et igaks juhuks see projekt sai esitatud, aga hetke seisu vaadates meie lihaveisekasvatuses, siis tuleb natuke läbi mõelda veel seda äriplaan ja õnneks on aega seda teha, et umbes 2 aastat peale vastuse. Et see on väga hea, et sa oled juba mitmes inimene, kes täna ütleb ka, et peab läbi mõtlema, et kas te näete ja kas sa näed, et lihaveisekasvatus on muutunud elustiilist natuke rohkem ka nii-öelda tegevusvaldkonnaks? Ütleme, päris elustiiliga ilmselt leiba lauale ei too, et tuleb natukene rohkem pingutada, et see asi nagu ära tasuks ja oleks nagu midagi kõrvale ka panna, et kindlasti tuleb kogu aeg mõelda, mida teha. Reet, sind teavad kõik lihaveisekasvatajad, olgu see siis noor või vana kasvataja, et ilmselt oled sa käinud kõigi õue pealt läbi ja annad neile nõu ja räägid neile palju kindlasti vajalikku, aga mis oleks sinu kõige olulisem sõnum täna, kui selts on 15-aastane ja meil on teadmisi, meil on liikmeid, et mis nendele liikmetele nagu lihaveisekasvatuses sinu poolt kõige olulisem sõnum, soovitus oleks, et läheks veel paremini? Ma kõigepealt eelkõige soovitaksin ikkagi, et seda liha kvaliteeti saaksime tõsta paremuse ja järjest paremuse poole, et kui me alustasime mina alustasin 2001 aasta, siis oli lihaveised paar tuhat ainult. Nüüd on ta kuskil 70 000 piiri peal. Me oleme saanud kaubamärgi juba välja tuua kaubandusse, aga selle kaubamärgi ja selle kvaliteet on natukene veel selline ebastabiilne, et kindlasti selle pidamise ja söötmise ja sellega kõigega tahaks või soovitaks just eelkõige seda liha kvaliteedi tõsta.
et me mõtleks ka tarbija peale, et kes seda liha tarbib, et ta jätkuvalt seda ka ostaks, eks ju. Et see on ilmselt kõigi eesmärk, et Janel, ma tean, on tehtud ära väga suur töö otseturustamise kohta, et kas sa julgustaks teisi tootjaid võtma ette midagi või töötama välja endale otseturustamist? No eks neid on praegu juba tulnud ka päris palju, kes seda teevad järgi, et soovin neile kõigile edu. et ta on selline üsna raske tee, et kõike seda asja ise teha, et otsast lõpuni, et seal majandada loomadega, pluss kogu see bürokraatia sinna juurde, paberimajandus ja siis veel otseturustust teha, et ütleme, et ei ole kerge. Aga... Nii et see, mis siin plaanitakse ja tehakse, on töös praegu, et nii-öelda turustav organisatsioon seltsile lisaks või kasvatajate oma turustav organisatsioon, et leiate, et see on õige? Igal juhul, et see on kasvatajale suureks abiks, et ta ei pea ise seda kogu tööd tegema, et ta jõuab tegeleda oma põhitööga. Sanna? Nõustun Janega. Nõustud? Ja ilmselt ka Reet? Ja, kindlasti. Mitu kilo liha sööte aastas, lihaveise liha? See on olnud meil niisugune küsimus, mille peale on saanud väga erinevaid vastuseid. Jane, otseturustaja, palju sa sellest ise tarbid? Ma ütlen kohe, ma söön nii palju, kui ma jaksan. Jah. Aga ma ei oska tõesti kilosid mõõta. Küsimus on, palju sa turustad otse? Palju sa arvad, et üks väike kasvataja või keskpärane kasvataja võiks ära aastas turustada otse? No ütleme, minu kogemus näitas, et umbes 1 loom kuus. See oleks suureks abiks. Reet, mitu kilo liha? Üldiselt mina söön võrdlemisi vähe veiseliha. Aga kui võimalus on, ma kindlasti teda proovin ja mulle ta meeldib. Nii et kasvatajad, pidage meeles, kui Reet tuleb teile nõujõuga appi, siis Reet armastab liha. Kui pakutaks, siis sööb. Sanna? Ma arvan, et meie pere sööb koos sõpradega umbes ühe looma aastas küll. See on juba päris tublisti. Aga sinna veiseliha kõrvale eriti midagi muud ei mahugi. Natukene head veini ja kui on veinisõbrad. Ma mõtlen sealiha harjumus on ära kadunud. Selge. Siis on nagu õigel alal, õige tarbimine. Minu harjumus on rohkem kala peal, aga ma üritan siis seda kala osa vähendada ja leiseliha osa suurendada. Eesmärk. Nii et toetame siis igatepidi üksteist nii kasvatamises kui ka tarbimises. Aitäh, ilusat suve teile! Härra Olev Saven, meie tunneme teid aastakümneid kui üks põllumajanduse eestvedajaid, olgu see siis hariduse poole peal või tegelikus elus, et täna selts tähistab 15. aastapäeva, aga te võiksite põllumajandussektoris olekut tähistada kui sellise numbriga nagu 55, eks? No enam-vähem jah, sinna lähedale ja esimene kokkupuude oli mul lihatõugu pulliga esimeses töökohas. 61. aastal läksin Tori seemendusjaama tööle ja enamasti igal hommikul küsiti minu käest, et kas Shortoni pull on ikka veel elus. Ma ütlesin, mis siis võib juhtuda. Ütlesin, et äkki keegi murdis maha. Ta oli niisugune pisikene ja ega seal eriti lihavorme ei olnud. Andis küll kimlit värvust ümbruskonnas, aga tema oli esimene, kelle ma siis likvideerisin seemendusjaamast. Aha. Et aastad on kindlasti jätnud ja toonud sulle väga palju kogemusi nii piimakarjakasvatajate kui lihaveise-kasvatajatega, et kuidas sa näed täna võrreldes nüüd 10 või 15 aasta tagust seisukorda või hetkeolukorda lihaveise-kasvatuses? Kas sulle tundub, et see on positiivne ja kasvatajad on ise optimistlikud või kuidas sina meid näed? No kindlasti. Nad on entusiastid ja usuvad tulevikku ja ma olen vahel rääkinud ka, et põllumehed, kuigi lihaveise kasvatajad ei ole oma sünnipäraselt olnud kõik ju mitte põllumehed, vaid nad on omale teise tööala kõrvale võtnud või hobi või kes on asendanud piimaveised nüüd lihaveistega. Ja eks põllumehe peal on mängitud väga mitmesuguseid mänge, aga põllumees on olnud nagu hull. Hullumajas konsiilium
alustas hommikul ringkäiku ja nägid, üks hull käib mööda koridori kõrgel varvaste peal. Lõpetavad enne lõunat ja hull käib ikka koridoris varvaste peal ja siis arstid küsivad, et miks sa nii käid? Ütles, et sai hommikul nii käima hakatud. Ja tänu sellele, et põllumehed on nii pühendunud oma tegevusse, olgu siis nüüd piimaveis, lihaveis, nad tahavad sellega tegelda ja sellega lähevad edasi. Keerukas on muidugi turg. Ja kahju on see, et kõik üllad poliitilised otsused lõpuks mängivad alati maahoidjale, põllumehele valusalt kätte. Ja kannatajad on praegu nende poliitiliste tõmbetuulte käes põllumehed, kes peavad juurde maksma, et oma hullust saaks edasi arendada. Paraku see on jah, et on elu ja on poliitika ja paraku me oleme elus poliitiliste tuulte käes tihtipeale, aga tundub, et noored on vist entusiastlikud, kes tulevad peale lihaveise kasvatuses. Et kuidas sa näed meie haridussüsteemi rolli lihaveise kasvatusvallas ja ka Maaülikooli poolt, et kas võiks seda rohkem õpetada või me õpime koos? Nüüd on küll niiviisi, et ma peaksin nüüd ise endale siis liiva pähe raputama, kuivõrd ma veisekasvatust õpetan veel. Ja lihaveise kasvatusele me saame pühendada loengutest kusagil 10-15%, sest kogu veisekasvatus on küllalt lai ala. Ja olen pakkunud ka seltsile, et oleks mõistlik kas võtta siis Järvamaa kutsehariduskeskus, kus luua siis ka selline nii nagu hobusekasvatajad või karusloomakasvatajad, et nädal iga kuu on siis huvitujad kohal ja õpetatakse, sest on ju vaja nendele entusiastidele ka seda õpetust. Ja karta on, et me Maaülikoolis ei suuda avada lihaveise kasvatajate õppekava, sest seda ei kanna see terve süsteem välja. Aga ma usun, et kui natukene aidata Maaülikooli poolt ja Järvamaa kutsehariduskool teeb ja et siis kindlasti me seda koos ka saame teha ja see on vähemalt hea märk, et see on teemaks ja ka sinu peas mõtteaineks. Et sa ütlesid küll, et 10% on ainult sellest õppekavast lihaveis. Kui me täna vaatame veiste numbreid, kuidas see jaotub, et palju on piimaveist, lihaveist, siis lihaveist hakkab veiste arvust, üldarvust olema natuke rohkem kui 10. Ju see ka ise nii läheb, et see sektori kasvades ka sellega kaasnev tegevus ilmselt natuke tõuseb. No kindlasti ka, aga kui me läheme nüüd toodangumahtude juurde rahalises väljenduses, siis me enam ei saa sellest... Siis me ei konkureeri praegu nii, jah? Ei mitte ja eks turg paneb piirangud. Aga Järvamaa kutsehariduskeskus on vahetanud oma igasuguseid nimesid, aga mina olen 53-57 Säreveres õppinud ja see oli kõva kool tol ajal ka loomakasvatuses, kuigi nüüd on läinud hotellinduse ja ei tea mille peale, aga siiski seal on väiksed võimalused olemas ja kindlasti tuleb kasutada, sest ei maksa tahta ülikooli haridust, vaid ikka peab olema kutse-eriharidus. Praktiline haridus, ma usun, on kasvatajatele olulisem, et kõik ei pea olema kõrgharidusega selles valas, vaid peab olema kõrgesti haritud oma valdkonnas. Ja, kindlasti, sest praktika külg on kõige tähtsam siin. Aga aitäh, jõudu, jaksu ja head koostööd meile edaspidi. Vallo, Kruusimägi, pead lihaveiseid? Pean, paraku. Miks sa neid pead? See on hea küsimus, aga ma arvan küll, et kui inimene tahaks nagu loomadega tegeleda, siis on lihaveised ainukesed, ainuõiged loomad, kellega võiks ja peaks inimene kokku puutuma. Et me oleme rääkinud täna siin ka teiste sarolee-kasvatajatega, kes on ütlenud, et sarolee on see ainumas ja õige tõug võib-olla neile, aga et sul on ka saroleed. Mille järgi sa soovitaksid valida tõugu, kui on alustaja? See on täpselt nii, nagu, et see loom peab meeldima, siis peab see tõug ka meeldima ja mitte ainult värv, vaid selle tõu iseloom ja selle pidamise
võimalused, tingimused, võimaluste all ma pean silmas enne kõike seda, et kuna minul näiteks ei ole selliseid ilusaid mägiseid karjamaid ja võsatukke, siis mulle meeldiks igal juhul pidada intensiivkarja ja seetõttu neid tõugusid jääb üha vähemaks ja nendest valge loom on kõige ilusam loom. Seda me kuuleme täna juba teist korda. Ju ta siis on? Just. Aga sina oled olnud ka väga aktiivne seltsitegevuses aastaid, et kui nüüd mõelda ja teha plaane, et mis on seltsi tulevik ja miks peaks lihaveise kasvataja seltsis olema või liige olema? Ja mida peaks selts sinu kasvatajatele tulevikus tooma? Ma võib-olla natukene olen selle koha pealt ebaoriginaalne, et ma arvan, mida selts ei peaks tegema. Selts ei peaks tegelema turustamisega. Ma arvan, et sellega võiksid tegeleda tulundusühistud ja ühtemoodi mõtlevad farmerid võiksid ja peaksid kindlasti koonduma ja tegema omad ühistud, aga selts peaks tegelema ennekõike võib-olla lobitööga, ministeeriumi tasandil, lobitööga erinevate organisatsioonide tasandil ja hoidma lihtsalt kontakti erinevate lihaveise kasvatajate vahel. Nii et see ühine hääl oleks tugevam igal suunal, ülesse poole kui ka siis kasvatajate osas. Just, sest et katusorganisatsioon. Kui juba raha hakatakse lugema, siis siit võivad riiud tulla, sest et nii suures organisatsioonis nagu Eesti lihaveise kasvatajate selts on kindlasti eri meelsust ja eri tasemel mõtlemist on ikka väga palju. Nii et. Millisest teabest sinu arust meie lihaveise kasvatajatel on täna kõige rohkem puudus? Mulle tundub, et lisaks söötmisele, millest me palju oleme rääkinud, on kindlasti puudus pidamisest ja pidamise erinevatest võimalustest, et päris kindlasti kõik pidamise meetodid ei sobi kõigile, aga et inimesel oleks võimalus valida, milline temale kõige sobilikum on, et ta saaks sellist teavet, mida üldse maailmas tehakse. Et jällegi see, et enne kui võtta loomad, peaks olema selge, keda sa tahad võtta ja mis tingimused on. Just nimelt, hakkame juba sellest pihta, millise sõnnikumajandusega sa kokku puutud või tahad tegeleda, kas vedelsõnnik, kas sügava allapanu ja nii edasi. Mis on sinu ennustus, mitu lihalooma on aastaks 2020 Eestis? Ei tea, jään vastuse võlga. Nii, ja populaarne küsimus ja kiire vastus. Mitu kilo lihaveise liha sa sööd aastas? Mina arvan, et kahjuks vist päris vähe, aga võib-olla kõige rohkem 20. No, ikka väga suur number tänase päeva rekord ilmselt. Aitäh, Valdo! Jaanika, sina oled loomaarst, kes on asunud siis käima seda teed, et olla lihaveise kasvatajatele usaldusisik, kui on küsimus looma tervisest. Et milline oleks sinu soovitus, nii-öelda lühisoovitus lihaveise kasvatajatele täna? Peamine soovitus olekski see, et kui hoida pidamine ja söötmine korras, siis on kari terve ja kasvum hea. Et ega seal muud ei ole, et haigused eemal ja korralik toit nina ees. Ja mingi laudamoodi asi peaks olema, see peaks olema korras ja puhas ja kuiv. Kui sa nagu hindad ringi käid, et kas me oleme niimoodi, et juba paremuse poole teel või on veel palju tööd nagu sinul, kus tähelepanu nendele pöörata? Ei, asi on ikka kõvasti paremaks läinud kui sellega, mis ma ülikooli ajal käisin. Ma nii vähe loomaarst olnud veel, et see, mis ma ülikooli ajal käisin, on ikka kõvasti palju paremaks läinud. Kõik see loomade fikseerimine ja kõik selline, et sellist puhtalt karjamaal pidamist on ikka järjest vähem. Ja sul on ka endal loomad? Kuule, väike karjak on, jah. Ja, räägid sa paar sõna. Mis tõug? Kõikide kõige paremate tõugude ristand on. Jah, mul on hetkel kuskil 20 pead ja lehmad on igasugused ristandid, jah, põhimõtteliselt kunagi ühest lehmast alguse saanud, mis on limusiini ja Holsteini Friesi ristand ja nüüd on erinevad pulid sealt läbi käinud ja nüüd hetkel siis seemendan ja tulevad sealt. Nii, et kasvataja, kes otsib abi sinu käest looma tervise, mitte ainult, et kui looma haige on, aga võib-olla natuke nõu küsida enne, pluss siis saab ka abi, et kui on vaja seemendada loomi. Saab ikka, jah. Seemendan ka.
Et väga hea, et meil on nüüd ka seltsil kontakt loomaarst, kelle poole saaks kasvatajad alati pöörduda ja jõudu sulle! Aldo Vaan, meie täna 15. juubeliaastat tähistava Eesti lihaveisekasvatajate seltsi president ja juht ja juba 105 aastat. Palju õnne, Aldo, kõigepealt. Aitäh. Kui sa vaatad tagasi 5 aastale, mis on 3 kõige olulisemat asja, mis on 5 aasta jooksul ellu viidud? Esimese hooga ei tule meelde, et sa nii ootamatult küsid. Paljud projektid on pooleli, aga aretuse seisukoha pealt mul on hea meel, et koostöös Eesti tõuloomakasvatajate ühistuga ja lihaveise spetsialistidega on hakanud peale lihaveiste geneetiline hindamine, seda 2 aastat tagasi juba. Teiseks, möödunud aastal asusime taanlaste abiga õppima lihaveiste välimiku hindamist ja käib meie oma hindajate koolitamine. Taanlased on paar korda meil siin käinud, õpetanud nende programmi ja meil on usinad tüdrukud seda õppimas. Ja 3. asi vast, ma arvan, et väga oluline lihaveise kasvatajate aktiivsuse tõusul on see, et juba praktiliselt 2 aastat on tegutsenud lihaveiste tõuklubid ja osad klubid on väga aktiivsed, kus nad juba räägivad oma tõuprobleemidest ja külastavad üksteise farmisid ja see on toonud hulganesti aktiivsed lihaveise kasvatajaid nagu juurde. Et selts on ju kasvanud, et meil on üle 340 liikme ja me ei mahu kõik ära ühele välisreisile. Tõuklubid teevad eraldi oma reise veel vastavalt oma tõuhuvidele. Mis sa ennustaksid, et mis oleks meie lihaveiste arv, ammlehmade arv aastaks 2020? Aastaks 2020 ammlehmade arvu on nagu võibolt raske hinnata, aga lihaveiste arv ma loodan küll, et on 100 000 täis. Et ma siin mõni aasta tagasi arvasin, et aastaks 2018 lõpp on see 100 000. Aga nüüd on natukene pidurdunud see kasv, aga aastaks 2020 ma arvan, et 100 000 lihaveist on Eestis ja ammlehmade arv peaks olema seal kuskil 35 000 peal. Nii et 2020 võime tähistada uut numbrit, siis 100 000 lihaveist Eestis. Ma usun küll ja loodan. Nii et me ei jää enam väga alla piimaveistele. Ja tähendab, ammede arvus me jääme veel alla, aga potentsiaal on meil 3-kordistada nii ammede arvu kui lihaveiste arvu. Et lihaveiste arv võiks olla 200 000 ja ammede arv seal 75-80 000. Mis oleks sinu soov oma seltsiliikmetele ja ka nendele, kes seltsis ei ole veel, aga kes on lihaveise kasvatuses? No, mu soov on selles, et lihaveise kasvatajad säilitaksid sellise ühtse meele, et see seltsi liikmeskond kasvaks ja kõik saaksid aru, et sageli see kasu ühises organisatsioonis olemises ei ole mitte sellises loetud eurodes või et mingi raha tal otseselt nagu peo peale tuleb, vaid see mõju on sageli kaudne ja ütleme, et need kasvatajad, kes ei ole seltsis või kes ütlevad, et teinekord, et mis ma sellest seltsist saan, tegelikult nad nopivad neid hüvesid, mida selts ühtselt ajab, kas siis kulutades ministeeriumi uksi või mingi muu riigiasutuse uksi või räägime ka Keskkonnaministeeriumist ja see kõik tegelikult seadusandlus mõjutab meie lihaveise kasvatajate igapäeva eluolu. Nii et Eesti lihaveise kasvatajate selts on loodud ikkagi esindamaks kasvatajaid ja seismaks nende huvide eest, nii et oleks ka loomulik, et kõik kasvatajad seltsi kuuluksid. Ma arvan küll. Ja Aldo, me kasvatame loomi selleks, et toota liha. Mitu kilo lihaveise liha sööd sina aastas ära? Kui suur on sinu panus toetamaks
lihaveisekasvatust isiklikult? No ma ei oska seda öelda, see sageli ei lähe selle ametliku statistika alla, see on kindlasti kõrgem kui 7 kilo veiseliha aastas, sest meie omaks tarbeks teeme aastas mitu pulli ja kas siis suitsuvorstina, hakklihana või sise- ja välisfileed lähevad ka ikka omaks tarbeks. Ja maitseb hästi? Maitseb väga hästi. Nii et jõudu sulle, jõudu seltsile, palju õnne seltsile ja näeme siis järgmise 5 aasta pärast, kui tuleb siis 20. juubel. Kindlasti. Aitäh!